Pindu, mida puudutatakse kätega, nimetatakse puutepindadeks. Suur osa nakkushaigustest võivad levida puutepindade kaudu. Näiteks on tuvastatud, et ühe saastunud puutepinna kaudu võib nakkushaigus edasi kanduda 14 inimesele. USAs viidi ühes kontoris läbi uuring 80 inimesega, milles saastati ühe inimese käed ja üks ukselink. 4 tunni pärast oli kontoris saastunud üle 50% kontrollitud pindadest. Kui töötajaid koolitati, kuidas vältida mikroorganismide levitamist ning pesta korralikult käsi, siis vähenes viiruse levik 6 korda. Seega on oluline inimeste teadlikkus ja puutepindade tõhus puhastamine. Puutepindade puhastamine on tähtis igal koristuskorral. Kriitiline on avastada kõik kohad ruumis, mida inimesed katsuvad. Eri situatsioonides on puutepindade määrdumine erinev. Näiteks Pandemic Clean projekti katsetes tuli välja, et enne puhastamist olid WC-s kõige määrdanumad puutepinnad segisti kääbide ja WC-iste. Lasteaia söögiruumis tooli käetugi ja diivani käetugi. Hooldekodu elanikuruumis voodi käetugi ja teleripult. Kooliklassis õpilase lauaserv ja õpetaja lauaserv. Kontoris lauaserv ja ukselink. Nimetatud puutepinnad ei olnud visuaalselt määrdunud, kuid orgaanilise mustuse mõõtmised andsid tulemusi, mis ületasid 20 korda lubatud piire. Tasub uurida, millised on konkreetses ruumis kõige määrdanumad puutepinnad. Puutepindade puhastamisel on oluline, et lapp oleks mikrobioloogiliselt puhas. Lapp oleks sobilikult niisutatud, näiteks 15 milliliitrit ühe lapi kohta. Täpset vedeliku hulka tuleb katsetada antud olukorras. Pühkimisel rakendatakse piisavat jõudu. Ühelt pinnalt teisele edasi liikudes pööratakse lapile puhas pind. Käsi asetatakse alati puhtale lapipinnale. Leia ruumis üles kõik puutepinnad. Puhasta neid tõhusalt igal koristuskorral.